Tere! Tere õhtust! Tere tulemast! Järjekordne teatrijutud vestlusõhtu. Seekord Kuressaare teatri loomingulise juhi Aarne Mägiga. Sa võid nüüd istuda. No. Kusjuures Aarne, päris huvitav. Sinu kohta oli võrdlemisi vähe informatsiooni internetis. Ma kohe võin vastata ka, et ega ma viimasel ajal, viimastel aastatel ma eriti ei pühendu enam sellele. Et mu see edevuse aeg jääb 20 aasta taha. Ja mis siin salata, ausalt öelda, mind ei huvita ka teiste inimeste eraelud ja tõesti. Ja ma väga austan, kui teised inimesed minu eraelusse ka ei topivoon. No proovime seekord siis eraelu küsimused jätta selja taha ja mitte neid küsida. Aga enne kui me alustame, ma ikkagi lühikese biograafia panin sinu kohta kokku sealt, mis ma internetist leidsin. Sündinud 1966. aastal, 8. märtsil, nii et sel aastal pidasid sa oma 60. juubelit. Ja. 84. aastal lõpetasid Kingissepa nimelise teise keskkooli. Jep. Siis sa käisid vahepeal Vene Kroonus. 90. aastal lõpetasid Tallinna Pedagoogilise instituudi. Ja. Pärast seda siis olid tööl VAT-teatris 1990 kuni 2002. Aastal 2000 olid teatriühingu raamloomise juures. Selle kohta, kusjuures internetis infot ei olnud. Selle võin oma peast. Salastatud. See on salastatud, jah, aga seda ma teadsin. Nii, üllatav minu jaoks. 96 kuni 2003 töötasid reklaamiagentuuris. See oli... Me jõuame selle juurde hiljem. Saad selle peale mõelda. Ja alates aastast 2006 töötad Kuressaare teatris loomingulise juhina. Nii et sel aastal suvel saab sul 20 aastat ka Kuressaare teatris. Jah, ütleme, et loomingulise juhina alates sihtasutuse loomisest. Enne oli selle ametinimetus, vist oli loomejuht, mõelda välja selline kummaline nimi, aga vahet pole. Vahet pole, jah. Nii tuleb tegeleda ka remondi asjadega. Seda küll. Aga selleni me jõuame ka hiljem, et ma veel loen üles siis märgilisemad asjad sinu karjääris. Oled löönud filmides kaasa, filmis Ruudi ja Kertu, mõlemas siis nii näitleja kui stsenaristina. Oled mänginud seriaalides Brigaad 3 ja Süvahavva. Sul on välja antud interneti teada üks raamat, Marulugu, aastal 2018. 2. No võt. Sellest siis räägime ka hiljem. Ja neid etendusi ja näidendeid, mis sa oled Kuressaare teatri jaoks kirjutanud ja lavastanud, neid ma ei hakanud kokku lugemagi, neid oli nii palju. 18. 18, no võt. Ei, nendest kirjutanud olen 10. 10 kirjutanud ja 18 lavastust. 6 on inseneeringut ja midagi sinna kanti. Midagi sinna kanti. Aga nüüd esimene küsimus. Et nagu me siin aru saame, et sa oled nagu näitleja ja lavastaja, kirjanik, näitekirjanik, loovjuht, loominguline juht, et kui sa nüüd ise ennast tutvustad võõrale inimesele, et millist seda epiteeti sa kasutad? Ma ühe jätaksin kohe välja, et näitleja ma pole enam ammu, sest näitleja on ikkagi see, kes teenib oma igapäevast leiba eelpool nimetatud tööga, nii et ma võin ennast võib-olla tituleerida ka laiapõhjaliseks kultuuriharitlaseks. Et tegelen nende asjadega, mis mul põhimõtteliselt meeldib ja ma pean tunnistama, et mul tõesti meeldivad need asjad, millega ma tegelen. Mulle meeldib hommikuti tööle tulla. Ma käin ka siin majas siis, kui tööpäeva ei ole. See on saanud veidraks harjumuseks. Mu hea sõber, mu tädipoeg aeg-ajalt helistab, et Allu, kus sa oled teatris või kus sa tead? Teistsugust vastust ei ole olemas. Jah, et jääme selle laiapõhjalise definitsiooni juurde, mis ma enne mainisin. Hästi. Aga lähme kohe päris lapsepõlve tagasi, et ammusesse nõukaaega, et kuidas oli siin Kuressaares üles kasvada just selle poolest, et kuidas need teatriga esimesed kokkupuuted siin olid? Ma alustan natuke... Veel varasemast ajast? Ei, hilisemast. Kunagi, kui ma osalesin sellises seriaalis nagu Süvahaua, see oli väga tore ettevõtmine ja ma ütlen, et minu filmirollid on tulnud täiesti ootamatult, aga keegi ei oodanud mind sinna. Ei Ruudisse, kus ma mängisin, ega Süvahaavasse, mitte keegi, hoopis teised tegelased olid mõeldud sinna. Aga ma pean tänama Katariinat, kes on ka väga suurepärane näitleja ja ka lavastaja ja õppejõud. Ma natuke sissejuhatuseks, et
kui oli nii-öelda selle filmi castingud, siis üsna mitmed teised näitlejad käisid castingut läbi ja siis Ruudi castingul Katariina ütles, et aga miks te Mägi ei võta? Ja ma ei olnud selles nimekirjas. Me olime Aare Toikaga kirjutanud stsenaariumi ja välja andnud raamatu, samanimelise Ruudi. Siis ma läksin allfilmi ja see casting kestis 10 minutit ja ma olin rolli saanud. Samamoodi oli Süvaavaga. Ivo Uukivil oli hoopis keegi teine seal ja siis Katariina selle, et kuulge, aga miks seksuaalne on siis? Ja no ütleme, et tänu temale ma olen filmirollid saanud, aga lapsepõlve jah, tolleaegses Kingisepa linnas. Ja kuulge, iga lapsepõlv on väga tore olnud, ükskõik mis linnas sa pärit oled, kas Kuressaarast või Kundast. Ma usun, et kõigil on oma toredad mälestused selle lapsepõlvega, selle linnaga. Sa mainisid nõukaaega vist, oli nii. Selle sama Ruudi võtetel, et oli üks Kroonika noorajakirjanik, kena tütarlaps. Kroonika ei kuulu nende ajakirjade hulka, mis mulle huvi pakuks. Ma tunnist, ma ei ole kordagi elus mitte ühtegi lugusid läbi lugenud. Siis tuleb üks noor tüdruk, et on vaja lugu teha ja ma ütlesin, et suurimast austusest teie vastu ma ei taha seda. Ja siis tuleb Ivo Uukiv, reklaami mõttes peab tegema. No, hea küll, teeme selle loo ära. Leppisime järgmine päev, tüdruk tuleb hästi rõõmsa veel ja saabub järgmine päev ja siis tütarlaps muutub nukraks äkki, vaatab mulle otsa. Mulle tunne, et midagi on juhtunud ja ohkab ja alustab intervjuud niimoodi. Teil oli vist väga raske lapsepõlv. Ma ütlesin, stopp. Te olete nõukaajal sündinud ju. Ma tänan väga, aga siinkohal see intervjuu jääbki katki ja jäigi. Et minu lapsepõlv oli väga äge. No, ma olen üles kasvanud kuni vist 14. või 15. eluaastani Pihtla teel, Marientallis. Nagu me kõik teame, et minu vanustel see mängumaa ulatus koduhoovist kilomeetrite kaugusele, Muratsisse, vähemalt 5 kilomeetrit oli see raadius, eks ole. Käisime lennujaama taga ujumas, kus meid on taga aetud villisega, eks ole, et seal ei tohtinud käia. Aga see kõik käis nagu asja hulka ja suvel eriti, kui sa oled väike laps ja sa ei püsi kui toas. Ja ausalt olles mõnikord mulle on tunne, et ma ei näinud, kui ma vanaemaid, eks ole. Ma isa läksid tööle, siis ma tõusin üles, sain need võilivad ära ja siis, kui ma tulin õhtul tagasi, siis nad veel magasid, eks ole. Oli ka sellise päev kindlasti. Aga see kõik oli väga äge ja seal oli üsna palju selliseid sõpru, kellega ma suhtlen siiamaani. Ja sealt kuidagi, sealt nagu, ma ei oska öelda, ega siis sellist meie hoovis sellist teatud vaimsust ei eksisteerinud. Kõik olid sellised enam-vähem pätid sellised. Tehti asju, mida tänapäeval ma ei kujuta ette. Uku on mu poeg on ka siin, eks ole. Ma imestan, kuidas mu lapsed nii tubliks on kasvanud. Ma tõesti, sest mina ikka olin selles väike, ma olin ka täielik tohlakas, see on otseses mõttes. Ikka jooksid suuremad poisid järgi ja tegid seda, mida nemad tegid ja said aru küll, et ei tohi, aga ikka tegid. Ainuke asi, mida ma ei teinud, ma kogu selle oma siiamaani elu jooksul ma pelgan füüsilist vägivalda, ükskõik mis elus olen ja vastu, aga ka seda juhtus nende soovides, ringikolades, siis ma hoidasin kõrvale ja see maksis pärast kätte. Ma olin mingil hetkel mängust väljas. Mitte ainult mina, oli teisigi. Nüüd sa vastasid küll kõigile küsimustele välja sellele, mis ma küsida tahtsin. Aga küsi uuesti. Ma mõtlesin nagu just seda, et tol ajal ju Kuressaare teatrit kui sellist ju ei eksisteeri. Oli Rahvateater. Et millised olid sinu kokkupuuted nooruspõlves teatriga või kas sa üldse teatris käisid? Ikka käisid. Ja, kui ma olin 2-aastane, minu ema vedas mind tolleaegsesse Majade valitsuse laulutantsuringi, mis asub siin samas üle tee, kerges diagonaalis, ma olin 2-aastane. Ja loomulikult mind huvitas kõige rohkem tol ajal see, mitte see laulmine ja tantsimine. Aga niipea, kui me sinna majja saime, mul tekkis kohe üks sõbranna, kes oli 3 aastat vanem. Ja siis me kadusime, see oli väga huvitav maja. Ja siis mõnikord oli nii, et meid ei leitudki ülesse ja siis, kui siis ikka toodi kuidagi tagasi ja see ema on vist selles süüdi, et tema hakkas meid vedama ja ma mäletan, me käisime Rahvateater, tegutses väga aktiivselt kultuurimajas ja siis mul on meeles mõned etendused, et
See üks oli, mida ma vaatamas käisin, oligi Lumivalgega vist. Ei, oot. Kus oli see Gerda ja mis lugu see on? Lumekuninganna, täpselt. Paljud seda näinud vist. Seal oli selline lugu, et ma olin väike poiss ja ma olin kõrvuni armunud ühte rahvateatri näitlejasse, kelle nimi on Eha Penu. Ta oli siis tol ajal võib-olla 20-aastane, 21-aastane, 22-aastane, väga kaunis naine ja mina vist olin 7. Ja ma olin tasse kõrvuni armunud ja mina tahtsin talle lavale lille viia. Ja ma olin isaga etendust vaatamas ja isa ostiski lille. See oli nelk. Mul on väga detailne mälu. Ja siis me saime kuidagi kohad, saalid täiesti puupüssi täis ja selles vanas kultuurimajas, kus olid mustad istmed, olid lisatoolid servade peal. Siis me istusime seda, ma olin isas üles ja kui oli see lille üleandmishetk, ma mäletan seda, et kuidas ma pabistasin. Ma pabistasin nii kohutavalt, et kui ma sinna lavale läksin ja mina läksin lille viima ikka naisterahvale, keda ma olin karmunud. Ja siis ta võttis mind kuidagi nagu sülle ja kallistas ja ma olin kohutavalt pettunud. Ta suhtus minusse nagu lapsesse. Ja mul on see tunne nii sügavalt meeles, lille ma andsin ära ja ma tahtsin sealt ruttu ära tulla sealt lava pealt. Sinu teatri armastus saigi siis alguse sellest, et armastusest näitlejanna vastu. Võib-olla tõesti, kuigi ma olin ka enne vist käinud, aga see on kõige elavamalt meeles. Ma muuseas olen teda ka hiljem silma ees kohanud ja selle loo talle ära rääkinud. Mis ta ütles siis? Oli tal omapoolne versioon? Ta ei mäletanud hästi, aga ma pean tunnistama, et ta on ka küpsema seas väga kaunis naisterahvus. Hästi, aga sina ka küpsesid, lõpetasid 86. aastal siin kooli ära. Ei ole 84. 84. Ja ikkagi näed, paberi peal on õigesti. Lõpetasid ära ja siis läksid kohe pedasse katsetele. Kõigepealt ma tahtsin sisse astuda lavakunsti kateedril 13. lendu. Komissaar võttis lennu vastu ja see oli selline, talvel oli 2 vooru, veebruarikuus. Külm ilm, ma pole kodus kellegi rääkinud. Ma ei tahtnud, et keegi sellest teada saab. Ma ronisin sinna Tallinnasse üksida, ma ei tea, mis ma välja mõtlesin. Sain edasi esimesest voorust, sain teisest voorust, sain sinna lõppfoorumis, oli suvel 4 päeva järjest. Ja siis ma hakkasin aru saama, et mind pandi Rain Simmuliga kogu aeg paari. Hiljem ma olen sellest aru saanud, ma olen ka komissaariga rääkinud sellest, siis tekkis see, et kumba võtta, ühte või teist. Rainil vedas ja ma arvan, et komissaar tegi kõigi valikut, tema valis, aga mina sain ka kutseeksamile. Aga siis tollel võeti 15 tükki vastu ja veel vist 4 oli kutsutud. Aga siis ma olin veel nii kange, ma käisin Venno laulujutul, kes oli rektor tol ajal ja siis Venno laul ütles mulle, et saarlasena ma võin sulle öelda, et komissaar on valiku teinud. No siis ma läksin vedasse näitejuhtumisse ja vähe sellest, siis Eino Baskin, ta tegi 2-aastase teatristuudio ja ma põrutasin sinna ka veel, ma sain sinna ka sisse, ma olin kõige noorem. Ja siis ma hakkasin taipima, ma olin 18-aastane, et ma olin seal Baskini stuudio, seal olid sellised 25-30 aastased, juba võib öelda elu näinud inimesed, ma olin täiesti poisik ja ma olin täielik tattina. Ja see, millest seal räägiti, ma ei jõudnud suud ka lahti teha, see on kuramus, et vales kohas. Õnneks võite seda äkki. Ja sul jäigi, kas ma sain õigesti aru Märt Meose su sõbra jutust, et sa käisid nagu paar nädalat koolis ja siis läksid kohe Kroonusse või? Ja, see oli nii, et ma läksin Vene Kroonusse 2. novembril ja siis ma olin seal täpselt 2 aastat ja 1 kuu. Ja siis ma tulin tagasi ja siis ma sattusin uuele kursusele, kus oli mu hea sõber Märt Meos. Nii, et sa said nagu varem sisse, lihtsalt käisid kaitseväes ära ja siis, jah, aha. Ma mõtlesin, ma küsin selle kohta ka, et ega need näitlejad ju tihtipeale üritavad kaitseväest eemale jääda või tihtipeale nad ei läbi seda. Mina tean oma kursuselt, ma olen ainus poiss, kes seal käis, aga see ka tänu sellele, et ma käisin enne ära, kui ma lavakasse sisse sain. Aga et ma omas kogemusest võin öelda, et kaitseväes näeb ikkagi väga huvitavaid karaktereid. Ega muidu elus ei näegi. Ma kujutan ette, et Vene Kroonus nägi veel huvitavamaid tüüpe. No ikka, Peksas ei ka. Oma aegu, eks ole. Ja siis, kui tuli see aeg, et kui mina olin vana sõdur, et nüüd on sinu kord, eks ole, aga siis
ja siis vanad sõdurid, ma siin jälle pidin peaaegu saama, et miks sa siis oori tümid, eks ole. Aga jah, aga tead sa, ma arvan, et see oli see, et ma lihtsalt tahtsin ära käia. Ma vist käisin korra ka seal, istusime kõrvuti Hendrik Toomperega. Noh, tal tuli paremini välja, ta ei läinud sõjaväkke. Aga hullumajas, jah? Ja seal kuskil mingi psühhiaatria haiglas, mis või ühesõnaga seal oli. Ühesõnaga ma kasutasin juhust, et ema nokkis välja mingi toimiku, et kui ma olin noor poiss, mingil ma pilgutasin silmi, see on siiamaani kuidagi mul jäänud, aga siis ma pilgutasin neid rohkem ja siis arvati, et äkki see on põhjus, äkki ma saan ära. Aga siis loeti, et see tühi, et pilguta, mis me sul pilgutame siin, eks ole. Need silmad sul pilkuma hakkavad. Ja siin sinna viidi. Aga tegelikult muidugi see on, sellest pole mõtet rääkida, siis peaks külalised veel homme siia kutsuma, võib-olla ka ülehomme, sest need on nii pikad ja huvitavad lood, mis tegelikult seal Vene kroonus, see ei ole, kohati see on täiesti maha visatud aeg, aga kohati sa puutud kokku sellise eluga, mida sa mitte kuskil mujal oma elus rohkem ei kohta. See on tegemist absurdsustega. Siin olevad mehed, kes on sõjaväes, nad teavad seda kindlasti. Vähemalt paar tükki on võib-olla, kes on käinud Vene kroonus. Sest ma ei ole mõtet rääkida, aga Vene kroonu üks kõige positiivsem asi oli see, et ma kohtusin seal ühe Leedu noormehega, kes oli must pool aastat rohkem teeninud. Tema nimi on Saulius Vigelis, ta elab Klaipedas. Tal oli 12. aprilli sünnipäev ja me suhtleme siiamaani. Ja me suhtleme väga tihedalt. Me helistame iga nädal vähemalt ühe korra. Ma olen käinud, ma arvan, Klaipedas 100 korda. Kui ma kõik need päevad ja kuud arvestan ümber, see võib olla tugev paar aastat tuleb ära. Nüüd ma lähen jälle. Nüüd ma viin sinna ka oma kolleegid. Minu mahitusel on muuseas Klaipedas käinud üle 200 inimese. Ja isegi mõned, kes on otsustanud, et paar aastat tagasi, et tead, mulle helistas sinu tuttav, et soovitas, et tee nendele marsruut, me tahame minna Türki, aga lapsed oli väikesed, äkki väisid ära, ja siis ma tegin nende nädalaise marsruudi ja pärast nad olid väga tänulikud ja tõid mulle kingituse isegi sealt. Nii et kuskil mingi paarsada inimest ma olen sinna Mažoe Lietuvasse viinud. Lietuvuška šnekalbub, et bänditšu. Sveiki, jah? See on läti keeles. Valdies? Väga läti keeles. Aatšu. Leedu keeles. See oli mul küll plaanitud hiljem küsida, aga sinu Leedu armastus ongi siis sellest, et sa said endale kunagi kroonus hea sõbra seal Leedus. Täpselt nii ja paljud Eesti mehed, kes on teeninud Vene sõjaväes eriti leedukatest lugu ei pea. Mul on ka kahesid arvamusi, aga tõesti, ma ei tea, kuidagi alguses ta oli väga napp ja sõnaaher ja mina vastupidi suur lobis ja ega ma vene keelt ei osanud tõesti, mis selles vene keel oli 5. Aga mis ma selle 5-ga ja selle vene keelega pihta hakkan, mis siin koolis õpetati, lähed sinna ja sõnavara on teine. Pehmelt öeldes teine. Detailidesse ei lasku. Aga jah, ütleme, et meie sõprus oli ikka selline, on siiamaani selline väga sümpaatne ja tugev. No hästi, tulid sealt tagasi ja läksid siis sinna Pedasse, kus sa olid juba varem sisse saanud. Kas sul on olnud ka mingeid teisi ameteid, erialasid, mis sa oled mõelnud, et kelleks sa tahaksid saada? Ei, juba varajases lapsepõlves mul oli ainult 2 soovi. Ja ma ei suutnud isegi sellised vanemad, minu onud ja tädid on ikka uurinud ja küsinud, et kumb siis umbes eelised. Ma tahtsin saada kas klooniks või meremeheks. Tegelikult see meremehe, see amet hakkas mind köitma väga, aga kuna mul reaalained ei olnud just kõige tugevamad ja minu tädimees, kes oli laevakapten, soovitas, et ei ära Tallinnas, ütlesin mina kohe Leningradi. Oli keeleprobleem ja matemaatikaprobleem ja siis see langes kohe ära. See pehmetel erialadel ei ole vaja
matemaatikat keelega saab hakkama. Nii oligi siis see teine valik klouniks. No ja nii läkski siis. Nii, ja said selle kooli lõpetatud ja läksid kooli lõpus Vatt-teatrisse kohe tööle. Ja kuna ma olin vist meil oli nii, et me olime esimesel kursusel ja siis 4. kursus, kus olid siis Aare Toika ja Tiina Rebane ja Peeter Jalakas, kes olid tugev kursus. Ja kuidagi käisime nendega väga tihedalt läbi, 1. ja 4. Ja siis me mängisime nende diplomitöödes kaasa. Need diplomitööd olid ka väärikates kohtades, Draamateatrist ja Tiina Rebane oma loo välja. Keegi tõi seal Linnahalli väikeses saalis ja kuidagi meie kursus nagu oli sinna kaasatud ja kuidagi siis tekkis see võimalus ja siis mina ja mu kursuse kaaslane Ants Lusti, me saime siis nagu kutsutud sinna näitleja koha peale. Ja ei olnud kahetsi tundeid kohe oli, jah, lähen. Ja siin, ma olen ka oma olemuselt loomulikult puhas saarane. Ma olen tahtnud kogu aeg tagasi tulla. Ma olen kogu aeg ja siis hakkasid ju vaikselt räägitud sellest teatrimaja taastamisest ja siis oli see, et hakkas käima koos selline salajane selline grupp. Kadunud Angelina Semjonova, kadunud Mikiver ja kuna ma Sjomat tundsin, siis Sjoma võttis mind ka kaasa. Pegasuses mingi 2-3 korral saadi kokku, räägiti, arutati ja ma olin selline noor hakkav mees, kas tagasi koju ja teatrit tegema. Aga siis hiljem ma olen aru saanud muidugi, ega Mikk vist, ta ei oleks tulnud. Ta oli selline, pigem selline visionäär, kes oleks võib-olla suutnud seda alguses käivitada, aga ega ta naljalt, jah, ta ei oleks siia tulnud, aga samamoodi siis see kuidagi lahtus ära see koos käimine. Neid oli veel, kes seal käib, mitte me kolmekesi. Mina olin selline kõige noorem selline tagaplaanil. Aga need oli väga kihti, väga ägedad kokku saama, et seal Pegasuses ja vist paar korda ka seal Kuku klubis, kus muidu mind poleks sisse lastud ju. Miks? Noor tudeng. See oli ikka, seal oli vaja soovitajad 2 tükki, sa pidid olema oma eriala töötanud vist 5 aastat ja nii edasi, aga siis selline noore surakana Kuku klubis kuulsustas, see oli ka selle omamoodi jälle vaatad. Iga laud oli täis nimesid, keda sa oskasid kindlasti nimetada. Aga see Vatt-teatri aeg, et kuidas sa seda mäletad, mis sul sealt kõige eredamalt meeles on? Oi, see oli väga kiht aeg, see oli Vatt-teatri algusaastad ja siis oli, see oli olukord, kus Eestis ei olnud erateatrid, ühtegi erateatrid ja see oli nagu kujuteldamatu. Et me mängisime Eke Moori Draamateatri väikeses saalis ja meile seda võimaldati väga napi või oli see piletiprotsent, mis me jätsime Draamateatrile. Ja siis see käis, ütleme, et selline valdav osa, 80% olid ikka lasteetendused. Vatt-teater alustas puhtalt ainult lasteetenduste pealt ja me sõitsime üle Eesti. Me oleme Saaremaal risti ja põiki ka käinud külalisetenduse andmas. See oli selline periood, kus nagu, ma ei oska öelda, ma ei tahaks öelda, et see oli nagu raske või keeruline, aga kui Vatt-teatri 10. sünnipäev oli, ma mäletan, ma pidasin kõned ja siis ma lugesin ära, küll naljaga pooleks, kui oleks nagu 2 hunti, 1 rebane, 1 siil, mitte ühtegi inimest. See oli nagu, jah, tegelikult oli ka neid rolle, kus ma pidin inimesi kehastama, kõige rohkem jõuluvanasid. Neid on olnud mul vist oma elu jooksul üle 600. Kuna jõuluajal, kui ma Vatt-teatrist räägin, see oli väga tore periood, saabusid jõulud ja jõuluajal tuleb teha jõuluetendus lastele, sest lastele meeldib ja see toob sisse. Ja me ikka mängisime nii, et päevas 3 etendust oli tavaline. On ka 4 olnud. Ja siis oli mingil hetkel, kui ma olin alati paha, eks ole, siis paha, 4 näitlejat oli, seal Vatt-teater oli hästi väike trupp lõpuks. Kui mina seal olin, siis paha kadus ära ja siis ma sain nagu selle kostüümi selga panna ja siis paha ilm, oi, mis juhtus, eks ja see oli väga aeg ja siis mingi hetkel ma pean tunnistama seda, et kui sa ka mängid selle
hooaja jooksul ja selle detsembrikuu jooksul ära 40-50 etendust, siis alguses on see väga lõbus, kui sa jõuluvana oled. Sa käid. Siis see muutub apaatseks. Ma päris ausalt ütlen. Ja siis sa, kui need lapsed jälle tulevad oma paki järgi, siis mõtlen, et ma ei taha neid näha enam. Ja 4. etapp on see, et kurat, ma vihkan teid. Ja siis mul oli tol ajal minu üks väga hea sõbranna õppis psühholoogiat Tartus. Ma küsisin, et äkki mul midagi viga, äkki ma peaks järgi jätma. No, äkki ma ei peaks seda tegema. Siis ta ütles rahulikult, kuule Aarne, ole nüüd normaalne, sa oled tõesti normaalne inimene. Ma imestaksin siis, kui sa pärast 40. etendus oleks veel niimoodi. Siis ma hakkasin mõtlema, et midagi on viga. Aga selle jõuluvanatamise juures oli sellised huvitavad asjad. Mul on mõned nii eredad mälestused. Oli 90. aastad nagu ärkamisaeg oli juba ära olnud ja kõik oli selline, et jõulu ajal oli sellised liturgilise sisuga pikad luuletused ja seda pühaööd sai ikka ühe õhtu jooksul mitu korda kuulata ja mõned tublid lapsed tahtsid lauda kõik salmid ära ja siis kui sa vaatad, et 3. tuleb ja hakkab ja tuleb niimoodi issand jumal, kui esimene salm on läbi, oi, mul on 3 veel, lase tulla 3 veel, eks ole. Ja siis tuli, ja see oli ühes suures kombinaadis, mingi vabrik oli, hästi oli lapsi ja tuleb üks äärmiselt ilmekas väike laps ja ma mõtlesin, et pagan, et tahtsin öelda selle emale, et tead, et tee kõik selleks, et see laps saaks lavale kunagi. Ta oli täiesti ümmargune pea, täiesti ümmargune, sellised ümmargused silmad ja suu oli ümmargune, ta oli täielik ümmar, ja nii rõõmus, aga sitka selline, ta ei ole mingi selline sitka selline ja tuleb, eks ole, ema on kõrval ja siis, mis luuletus sul on? Mul on püha öö. Ja mõtlesin, hea küll, püha öö. Ja siis poiss seisab, kui ta vaatab natuke hirmunud silmadega otsa. Ema. Ja siis poiss võtab kopsud õhku täis. Puusepuu. Kõik. See oli juba naljakas, kõik naersid ja mul oli ka hea meel, sest see oli naljakas ja seda pikka lugu ei tulnud. Kohtusin täna Aare Toika ja Tiina Rebasega, kellega sa tol ajal seal koos vatipäevadel ringi käisid ja kusjuures nad tõid ka välja seda, et kuidas sa jõuluvana palju tegid ja ütlesid, et kindlasti küsi selle puusepuu luuletuse kohta. Et vaata, nüüd see tuli siis juba küsimata välja, aga mis sa arvad, millega nad nagu peamiselt sind meenutavad? Ma küsisin, et mis sul esimesena meenub, kui sa mõtled Aarne Mägi peale, et mis sa arvad, mis nad vastasid mulle? Ma ei tea, ma olen nende mõlemaga nii suure hunniku soola koos ära söönud, et see kibe maitse hakkab ununema. Ma saan nende mõlemaga nii hästi läbi. Ja Aare puhul, kes on suurepärane lavastaja, ta on mind nii palju laval materdanud. See on tõesti kohutav. Aga see on üks suur tõde. Pärast proovi oleme mõlemad rõõmus, ei, vaata, ma ei saa suga laval sõber olla. Ma ei saa proovi suga sõber olla. Siis tuleb midagi välja lihtsalt. Sõbrad me oleme pärast, ega see ei tähenda, et mu sõber ei ole. Ta on ikka mind materdanud, on see kõvasti, aga ma arvan, see on kasuks tulnud. Ja. Minu meelest Aarene väga hea lavastaja, ei ole midagi öelda. Vaadates tema praegused tükki, mis ta vatis teeb, ta hakkab muus ühte lasta tükki tegema nüüd üle pika aja. Ja, proovid käivad. Ja. Aga tegelikult nemad ütlesid ja seda ütles ka mulle Piret Rauk, kui ma küsisin, et nagu, mis sind peamiselt võiks nagu defineerida, ütles, et sa oled siuke nagu vimka mees ja kogu aeg sa valetad või tembutad ja ma saan aru, et ega seal vatipäevadel oli vist see kõrghet, kus sa kogu aeg neid vimkasid tegid näitlejatel, et eks meil ikka on näitlejatel selline asi, et teinekord tavaliselt palju juba mänginud ühte tükki, eks ole, 3. etendus samal päeval ja siis tehakse mingid vimkasid, et on sul mõni siuke eredam vimka, mille üle ise ka kõige rohkem õnnelik oled, et oled ma ei taha nendest rääkida. Et päriselt ka, mõned on sellised, mis tagantjärgi, kuramus, miks on lapsetembud, mitte ainult laval, aga ka lavaväliselt. No see on ma mõne võin rääkida, ma ei tea, lavaväliselt. Nii?
see, mis nagu laval toimus, las see jääb sinna lavale. Noh, mis nagu lavale väliselt toimub. Kunagi mina ja Rein Kirss, kes on ka muuseas, oli kunagi Vattaajate näitleja, kadunud Toomas Kirsi noore vend, Kuressaares sündinud, siin 5 aastat isegi elanud, lasteaias käinud. Ja siis me Reinuga kahekesi ja ta oli samasugune kui mina või hullengi veel. Alati me vedasime, eks ole, näitleja täitis kõiki funktsioone. Sa olid lavatööle, sa olid kostümeer ja aeg-ajalt tuli neid kohvreid ja juhtmeid ja prožektorid vedada, ikka mõne pool aula oli, eks ole, koolimaa aula oli üleval 4. korrusele. Ja siis ma hakkasin ja igaühele tööjaotus. Aare Toika võttis need kohvrid ja mina võtsin mingi juhtmed või mingi prožektorid, mis iga. Kas ma aastasin, et selle kohvri oli selline suur kohver, igav nii urakas ja see oli mingi lineeris põhi all ja siis ma tõstsin selle põhi üles ja hakkasin virutama neid lavaraskusi kultuurimajadest, kõige õhemad ja hakkasin selle kohvri tappima. Ükshaaval teine. Ja ma olin juba ära unustanud selle ja Toika üks ütleb, mis kurat, see kohver jääb kogu aeg raskemaks. Need on kogu need 4 tükki sinna. Ja seda lugu rääkis Aare Toika mulle. Ja siis ta meenutas veel ühte lugu, kus sa nende saapapaeltega olid mingisuguse nalja korraldanud. Mäletad sa seda? Et kuidagi, et olid siis need välja võtnud ja et kui tavaliselt, eks ole, kohtuvad nad siin üleval, et said nagu pannud vastu. Enne etendust oli väga huvitav neid jalga panna. Ja neid lugusid on hästi palju. Saksamaal, me käisime Saksamaal. Tänapäeval on seda jälle, see on selline omamoodi kogemus, kui sa käisid 90. aastate alguses välismaal. Palk oli, pakun, et minu palk algas 350 Eesti kroonist. Jõulude ajal sai muidugi lisateenida. Tavaliselt 350 Eesti krooni kätte, eks ole. Hiljem oli see 500. Eks Saksamaale ja ega selle raha eest eriti midagi lubada endale saanud. Ja siis tuli kõik bussiga läksime enda teatribuss, kõik konservid, kõik asjad, pliidid, priimused, kõik pandi kaasa ja söödi koha peale. Siis kui oli vaja pesta, siis ma olin kunagi oma sõbra Lember Ainiga hääletanud Pariisi. Käisime Ilmar Raagil külas, kes õppis Sorbonni ülikoolis, kes meie koolivend ja tulime tagasi. Et ma juba teadsin seda süsteemi, et alati tuleb teha peatusi, alati bensiinijaamades ei saanud ennast pesta. Aga need oli spetsiaalsed kohad, eks ole, kus olid mingi parklad ja kus sai käsi pesta ja mõnel pool sa isegi žetooniga või selle 1 margasega duši all käia. Ja siis oli paljudes kohtades, meil on see tavapärane, ei ole ka igal pool kraane, aga seal oli nii, et olime jälle Vattaajatega läbi Traavemündi läksime. Oli vaja kohe üks söögipeatust teha, hakata putru keetma, eks selleks natukene aega ja siis oli jälle selline see WC või see kompleks ja siis läksime vetsu, eks ole, jube palju rekkaautosid seal ja siis tuleme sealt Aarega sealt oma kabiinist ja seal ei olnud ka kraane, aga iga kraani kausi all oli, nagu need kahkelplaadid oli, rant ümber, paned jala sinna peale, vajutad ja siis tuli vett. Ma olin juba, nagu mainisin, juba välismaal käinud, hääletades, teadsin neid kohti ja siis olen seal, vaatan ühte pidi, teistpidi ja vaatan, kuigi see rant oli ära kulunud, jagasin matsu, panin, vajutasin ja vett tuli ja tuleb Toika ja vaatab meid, et kurat, mis ma siis vesi tuleb? Ma ütlesin, tead, see on see puutetundlikkusega, tee kätega niimoodi, et su peeglid siis hakkab tulema. Ja muidugi, siis kui ma panin kätega, tegin niimoodi, vajusin jalaga, vett tuli pesen. Toika on peegli ees ja kurat ei tule. Haared, järsemad. Ja Toika seal vehib ja siis tuleb rekkabest kabiinist välja vaatab mingi hullusel. Peeglisse, eks. Ja see on üks lugu selline. Vot nii. Tiina Rebane meenutas ka sellist lugu. See vist oli ka siin Kuressaare kultuurimajas olnud, kus oli siis põranda laudade vahel nii suured praod olnud, et sealt kohe nagu täitsa paistis läbi. Ja siis ühel etendusel, et Reban oli laval olnud ja sina oli lihtsalt A4 paberi sealt. Ma olen üles tõstnud ja siis teed edasi tagasi. Need on need lood, mis on, see käib mitte kuidagi päris teate tegemisega nagu kokku. Jah. Reban ütles, et tema igatahes naeru suutnud pidada ja. Rebasega on ka see lugu, kui me tegime kunagi Olle Terve Hansatultes, see oli seal Neitsi torni hoovi peal, kohutavad suutrupp oli. See oli kadunud Robert Gutmann ja igavased kihvtid tüübid olid selle. Ja siis oli ka nii, et toodi mingi toitu, et oli papptaldrikut süüa ja istusime 2 ratsi üle pingi ja siis
rebane oma praegu, kõhter tühja, keerab seda tandlikud üht teistpidi ja siis mõtlen, vaata Tiina, mis ja lasin klambri püssiga selle papptandliku pingi kinni. Ai, ei näinudki, no pärast räägi ja siis kui rebane hakkas nagu see tandliku keerama, siis ta röögatas niimoodi, eks ole. No jah. Ja igatahes nad meenutasid ka seda, et see sinu MK ja lõbusus teinekord, neil etenduspäevas teinud, et rasked päevad, et see tegi asja lõbusamaks ja üleelatavamaks kõik need rasked ajad. No väga kena kuulda nende käest, sest neid kohti, kus me mängisime, ui. Näiteks Presidendilossis ma olen 2 korda mänginud. Lennart Mere väikesele tüttere tookord ja siis ma võin öelda, et see nõupidamiste ruum, kus on see pikk laud ja seal otsas on see tool, seal on nupud, need nupud on vindide maha keeratud, mul see käed nagu kloks pealt ära. Ja siis ma istun seal ja kui sa ikka 3-4 etendust mängid päevas, siis see kostüüm on ju ligemärk kogu aeg. Siis alati, kui sa uude kohta jõuad, siis paned need kuivama. Pane kuivama, sa oled nagu Presidendilossis ja sokid ja kõik särgid ja seal lebavad seal radiaatorite peale ja siis tuleb korraks Lennart Meri. Vaatab, mis siin toimub? Näitlejad. Nojah. Ja, aga Aarega läks sul ikkagi nii hästi, et hakkasite ka koos kirjutama filme, Ruudi ja Kertu, et kuidas filmide stsenaariumi koos kirjutamine välja näeb? Ei, see Kertu on küll pole info, ma ei tea, kus sa selle võtsid. Internetist võtsin. Aga seal sa ainult mängisid siis näitlejana ja ma tegin väikest episoodist rolli, aga see oli stsenarist ka. Aga võib-olla siis minu meelest Aare pole isegi stsenarist seal olnud. Jah, Ilmar Raag oli seal. Aare ka öelnud, vaat internet valetab. Teeb mind kuulsamaks. No võib-olla siis märkisin valesti üles. Aga Ruudil olid? Jaa, Ruudi, aga see oli selle pikk protsess. Ruudiga oli nii, et me alustasime kirjutamist ja allfilmis Piret Tibo tegi ettepaneku, et ei ole lastefilme. Tollal ei olnudki, ei tehtudki. Ja see oli üsna suure eelarvega film oli ja kui me hakkasime seda kirjutama, siis me isegi võtsime selle loomingulise komandeeringu siia Kuressaarde, olime siin mingi nädalakese või ja siis kui Tibo tuli siis siia, et loeme siis ette, mis me kirja pannud oleme. Me olime enesekindlust täis. Loeme ette, et siit, nüüd saame kiita ja kui kogu protsessi läbi, siis küsib Piret Tibo, et mis asi see oli? Stsenaarium. Ei, see võib olla mingi muu literatuurne vorm, aga stsenaarium see ei ole. Ja muidugi me olime täiesti löödud, aga see oli väga hea, sest tegelikult ülejäänud protsess, mis venis väga pikaks, Aare vahepeal oli väga suur õnnetus. Me panime selle üldse selle projekti seisma, ütlesin, et ilma Aaret me seda ei tee. Ja tegelikult see oli selline väga hea koolitus, mis me saime, kuidas ühte lugu kirjutada. Ja see, mis oli meil algul, see lugu absoluutselt teisenes. Peategelane kärbiti välja, sest kõrvategelane muutus huvitavamaks kui peategelane. Me algul ei saanud, miks see oli nii kihvt poiss, miks me selle ja hiljem saad aru, et väga raske on nagu enda loodud asjadest loobuda. Sa arvad, et see on hea, aga tegelikult ei ole. Kõrvalpilk näeb, et ta ei vii enam tegevust edasi. See poiss on lihtsalt üks tore poiss seal kõrval, aga tegevust edasi vii. Ja siis tuligi välja kui Aare sai uuesti jalul enam-vähem või siis õigemini öelda ratastooli ja siis me viisime selle loo lõpuni. Ja see oli ka väga tore periood siin, see Saaremaal, jumal, see on nii ammu aega tagasi. Võtted olid suures osas Saaremaal, jah? Jah, kõik olidki Saaremaal. Kõik, jah. Hästi. Aga räägime sellest reklaamiagentuuri ajas ka siis. See, et sa palju reklaame ise loed, see on, ma arvan, paljudele tuttav. Omal ajal sa kunagi tegid nalja, et üks aasta olid kõik valimisreklaamid sinu loetud või kõigi erakondade. Välja arvatud Reformierakond. Kõik ülendavad sinu omad. Ühesõnaga, mul vedas, see oli tore aasta, sai palju raha. Ma ei eita, mulle meeldib raha. Ma mõnikord mõtlen kogu aeg, et kuidas ma selle esimese miljoni teeniksin, aga ma ei ole siiamaani välja mõelnud. Et ma arvan, et kultuuris on, see on vale arusaam, et peab käima, et andke meile raha, meil raha. Ei, raha tuleb teenida. Raha tuleb teenida. Iga kultuurasutus tuleb juhtuda nagu äriorganisatsioonil.
meil on vedanud, me saame riigi toetust. Aga see ei tähenda, et peame nüüd, et noh, meil on vähe, andke juurde. Kui on vähe, siis teenige, ongi korras. Et see reklaamiagentuuris töötamise aega või agentuurides, ma lugesin hästi palju reklaame ja keegi mind avastas, et kuule, tule proovi, loe ja siis hakkas see jant pihta. Siis hakkas see jant pihta, mis täna rääkisin seda loo, et ma mäletan Raivo E. Tamm, noh, oli krooni aeg, et selle reklaami eest anti 100 krooni. See oli suur raha. Kui ma siin 350 krooni palkanud, 100 krooni. Tamm tuleb, sota sain. Kurat, ma sain 25 ainult. Okay. Ja siis helistatakse tulema Soome kõne. Mobiiltelefon isegi olnud, siis läbi Eesti raadio käis, et noh, mingi häälepank on olemas, kus sa oled salvestanud oma hääle, siis kuulavad, kas mis sobib, et tulid kohale soomlased. Ügliga oma tehnikaga, raadiomaja vist oli esimene stuudio, panid selle üles ja siis ma mõtlesin, et no sealt tuleb juba ja ma olin teada saanud, et keegi oli saanud välismaalastele lugemisest 500 Eesti krooni, no kuupalkna. Ja siis oli see, nüüd äkki saab 500. No panid oma tehnika selle üles ja siis ma läksin kohale ja see reklaam oli, mis ma lugesin, oli, võib-olla mõni mäletab, sest see oli nii tobe, et see oli Blendameedi reklaam, et noh, kui harjame ühte munapoolt Blendameediga ja siis me paneme vee sisse, üks munapool jääb kõvaks ja teine jääb pehmeks, ma selle lugu. See on minu loetud reklaam ja see selleks tühja ja siis oli raha maksmise aeg ja panen ja näen, et 500 ja panen allkirja, vedas, siis tõmtakse, noh, et teine leht ka, et üks ja mulle ja teine siis 500 panen ja siis lähen selle teise tädi juurde, kes võtab siis selle karbi teeb niimoodi lahti, ma ei näinud, mis seal sees on. Ja siis ta laob mulle 500 Soome marka. Ja see on korruta siis mingi siis, ma ei tea, kas 3 koma, mis oli. Ja vähe sellest, see teine paber, siis pandi veel 500 Soome marka, see on 1000 Soome marka. Ma võtsin selle, ma unustasin kingad alga panemata. Ma tormasin sealt raadioma esimest stuudios, ma tulin tagasi, panin kingad alga, ma jooksin kuni see tuletõrje depoo juurde, hirmul äkki tulevad järgi. Võtavad ära. Noh, kui me selle 3-ga korrutame, see on üle 3000 Eesti krooni, no kui ma see on kõva raha, see on isu raha, et siis me läksime Pariisi, Ilmar õppis Sorbonni ülikoolis, Ilmar Raag, saime, siis oli küllakutsetega see kõik, Prantsuse saatkonnas saime küllakutse ja meil oli nii kõva Ilmar suhtes seal kohalike noorte poliitikutega, et mingi koalistide partei noorteorganisatsiooni juhi allkirjaga kutse oli meil ja kui me läksime Prantsuse saatkonda, et teda vormistada, siis ei olnud mitte mingi küsimust. Me pakuti kohvi, et lähete sinna, mis asju ajama lähete. No, ma ei mäleta enam, mingit sooga mäjasime sealt suust välja. Aga et seda kokku hoida, et mitte minna nagu, lennukid tulnud kõne allagi must ära, siis me läksime hääletades sinna. Ja me hääletas tagasi ka, see raha kulus seal elamiseks. Äge reis oli. Aga kas see reklaamiagentuuris töötamine tähendas siis ikkagi sinu jaoks seda, et sa nagu peamiselt lugesid neid sisse või sa ise nagu mõtlesid reklaame välja ka? No hiljem hakkas see pihta tänu, ütleme, kuna see reklaami lugemine, see oli see periood, kus tehti reklaami mõttetult, ettevõtted raha ei lugenud, vaatasid, see firma teeb, kurat, me peame ka tegema. No tehti jaburdusi, ütleme ju, tõesti kulutati raha, ju siis seda oli nii palju. Et ma lugesin hästi palju reklaame, mul pole elus vist nii head sissetulekut olnud. Kui ma tulin 2001 või 2022 Saaremaal elama, mul oli 66 000 Eesti krooni pangaarvel. Tänases vääringus, kui sa paned eurodesse, see pole üldse nii suur summa, aga tol ajal see oli väga suur summa, selle raha eest sai Ida-Niidus $1 korteri osta. See on suur raha. Aga ma ütleme, et tänu nendele lugemistele, kuna need käisid läbi erinevate reklaamiagentuuride, siis tekkis juba tutvus, eks ole, siis ma hakkasin tegema siis nagu kirjatööd ka natukene. Kuigi sellest sai vähem raha. Minu meelest küll. Ei ju raha veel, eks võtta, jumal küll.
hästi, aga tuleme tagasi siis teatri juurde. Et enne, kui sa veel Saaremaale tulid, siis selle raami loomine koos oma sõbra Märt Meosega, et kuidas see täpselt välja nägi? Ma tean, et seal selles nimes raam, siis üks A on sinu oma. Jah. See oli 5 meest, eks ole. Et selle eestvedaja ikkagi asjaorganisaator oli Märt Meos, mu väga sõber ja ma pean tunnistama, et temal oli sellesse kõige rohkem usku kui kõigil ülejäänud tähtedel seal. Me algul tegutsesime kõik koos, aga ma olin ikka ka Katt-teatris ja see ei saa kahe vahel ennast või ma ei osanud jagada. Ja ikkagi selle loomise juures ma olin, võib-olla selle ülesehitamise juures ka, aga edaspidine igapäevane töö, mis ei olnud üldsegi kerge, mis oli kohutavalt keeruline, seda hakkas Märt vedama. Nii et ma võin öelda, et see A-täht on minu oma, aga sinna see ka jääb. Mõtle päris ausalt öelda, ma tunnistan, et minu panus on seal ikka, kõikide ülejäänud tähtede panus on see ikka väga väike olnud. Aga Märdiga suur sõprus teil vist oli juba enne seda ja on siiani? Jaa, see tekkis kohe, nii palju kui ma sinna kursusele asusin ja kuidagi meil klappis ka väga hästi ja siiamaani. Ja. Me ei pea ka nagu paljudest asjadest rääkima. Märt ei ole eriti see inimene, kes palju lobiseb. Aga ma ei oska öelda, siiamaani käime läbi. Mul on hea meel, et Märdi poeg on sama vana kui Ukumägi ja nad on ka, me oleme sellised 4. kamp, kes on väga palju käinud reisimas juba 8-aastased peale, kui Märten ja Uku oli 8-aastased, mina olin ka mõnevõrra noorem, siis meie esimene pikk reis poistega oligi Vietnam, oli Uku? Vietnami, jah. Kus paljudes riikides te siis olete koos käimas, olete ikka väga palju koos käinud reisimas? Paljudes Uku. Viimane oli Filipiinid. Ikka ühest maailmasust teise, Kuubast Filipiinideni, Vietnam ja Aafrika, mis sinna vahele jääb. Me oleme ikka lastega mööda maailma reisinud 4 väga palju ja 2 või suurte meeste kambaga sinna otsa veel. Teatrit ka vaatate nendel reisidel? Oleme. Väga palju kohe. Me oleme ikka üsna hulk reisi on sellised olnud, kus on nagu festivalid. Et selle festivalide eelis on see, kui on suuremad festivalid, siis tehakse üsna suur osa festivali korraldajad maksavad sul kinni. Ja olen näinud, aga festivalidega tavaliselt see, et ma ei tahaks öelda see reegel, aga kui sa nagu 10 etendusest, kui 2 kõlab vaadata, siis on vedanud. Aga mis kurioossemad lavastused on, mis on näinud, ütleme, mingi kõige parem asi ja kõige kehvem asi? Kehvemaid on väga palju olnud, aga üks äge asi, ma mäletan, see oli ma olen käinud 4 korda Siberis ja see oli selline Siberi väike linn nagu Lessosibirsk on olemas. Ja seal üks vene lavastaja, väga kihvt lavastaja tegi Surnud hinged, 3 näitlejat mängisid. Sander Pukk, meie teatri lavastaja, see oli samas võtmes tehtud nagu Shakespeare'i kogutud teosed. 3 mehega, kõik rollid tehti ära ja kõik vahetuses. See oli täiesti jahmatavalt äge asi. See oli tõesti kihvt. Kui palju sa nendelt reisidel nähtud lavastustest oled ka siis Kuressaarde toonud või oled sa kuidagi ikka, mingid asjad on, mis jäävad, eks ole. Kuna ma olen ju valdavalt teinud ikka nendest 18 loost on vist kas 15 või 16 on olnud lastelavastused ja vist 3 on olnud nagu täiskasvanutele suunatud. Nii on. Et lastelavastuse puhul mängib väga oluline koht on selle fantaasial, et sa ei saa teha nagu, sa ei saa seda lugu jutustada lihtsalt niisama. Selleks on mingid muud vormid olemas, loomulikult ka teatris. Aga see on väga trafaretne ütlemine, aga öeldakse, et lapsed on väga aus publik, et kui ikka ei meeldi, hakkavad nihelema. Paraku see on ka nii. Aga eks midagi, otseselt ma ei käi vaatamas teatet, ma kirjutan nagu üles, seda ma kasutan, see mulle midagi jääb meelde, midagi võib-olla alateadlikult kuskil on talletunud, midagi
kindlasti midagi ole, ma ei ole ju geenius, ma ei mõtle midagi uut välja, ikka kasutan seda, mis on juba olemas. Öeldakse, et ma ei mäleta, kes see on öelnud seda vist. Ja ma selle numbri ka käiksin, kas on maailmas on olemas üldse 22 või 24 stsenaariumit, millegi kõik lood on üles ehitatud. Võtta see 25 välja, oledki geenius. Ja. Aga räägime sellest siia Kuressaarde tagasi jõudmisest, et kuidas see täpselt välja nägi? Nagu ma ütlen juba kooli ajal, et ma olen kogu aeg ma olen tahtnud tulla tagasi koju. Ja siis see, naljaga pooleks ma olen öelnud õnnetul kombel ma olen elanud 17 aastat oma elust väljaspool Kuressaaret, väljaspool Saaremaad. Aga see soov on olnud kogu aeg ja päris aus, kui ma olen pärast, kui maja esimene direktor siit ära läks, siis ma osalesin konkursil. Ja see päädis sellega, mul on see ajale kuulutus veel alles. See võis kõlada umbes nii, mitte sõna-sõnalt. Kuressaare teater otsib uut direktorit. Kõrgharidus, kasulik kultuurialane, punkt, kasulik bussijuhi load. Ja siis mõtlesin, et kas otsitakse nagu bussijuhti või keda siin nagu otsitakse. Ma osalesin konkursil, ma ei osutunud valituks. Siis oli Slavik Põstrovis see autobaasi tollaegne direktor, temast sai siis teatridirektor väga lühikeseks ajaks. Ja siis oli uus konkurss, aga siis olid juba muud plaanid meil Laarega ja siis oli Kutt Kommel, kes tuli siia ja see minu tulek oli siia nii, et ma niikuinii käisin. Kui Vatt-teater tegi kunagi siin, kui Kutt oli direktor, eks ole, tegid Kolumatsi siin, siis kogu aeg ma kuidagi saalisin selle maja vahet, kuna ma olin ise Vatt-teatri liige ja kogu aeg see asi oli nagu selge mul nagu. See maja oli selge, see asi, mis siin nagu toimub, oli selge ja ma enam-vähem teadsin, millist teatrit siin peaks teha. Me peame olema siin natukene konjunkturistlikud. Me ei saa teha kõiki asju, mis on enne, mis minu viimane Moskva sõit oli 2019. On see suurepärane tuttav lavastaja, kes elab nüüd Saksamaal. Ma käisin tema 3 lavastust vaatamas. Ja see on sama asi, et see teater Natsis oli üks see on nii-öelda Putini teater. On olemas Putini teater, mida rahastatakse otse, keegi tea, kui suured summad on. On olemas siis oblastnõie teatri ja siis on linnateatrid ja provintsiteatrid on kõige vaesemad. Ja see oli Kellavärgiga Apelsin ja kõik olid sellised ikka lavale staarid, kes vähegi nagu on tolle ajaks, aga praegu enam mitte filmi ja teatrieluga kursis lavale kõik staarid ja ma vaatan seda lugu, see oli nii võimas, ja samas mõtlen, et kui selline lugu oleks, võib-olla Tallinnas mängiks välja, aga kui see lugu oleks siin, esietendus, teine veel, võib-olla 3, kõik. See tuleks mitte keegi enam vaatama. See oli nii teatraalselt võigas, ütleme. See materjal on selline, et see oli lihtsalt nii, et ma vaatasin, mul hakkasid igemed sügelema. See oli nii mõjus samas, aga see oli nii julm ja mind raputas nii metsikult läbi. Ja ma kohe mõtlesin, et huvitav, kui palju korda siin Kuressaare, kui Filipp tuleks Kuressaare, teeks sama asja, kui palju seda vaatama tullakse. Ma usun, et väga vähe. Ometi see oleks olnud väga hea. Piret Raugaga te olete seda teatrit siin 20 aastat vedanud. Ja Piret oli varem, mina tulin nagu siis olin, ma olin veebruarikuus, ma olin siis, kuidas öelda, siis mitte koosseisuline, ma ei mäleta, mis ma ametin, aga ma olin kas turundusjuht. Turundusjuht, jah? Jaa, täpselt, ma ütlen, mitte koosseisuline turundusjuht. Ma ei mäleta, mis alusel, ma isegi seda mingit palka sain, ju siis midagi ka sain. Ja siis kevadest siis võeti tööle mind ja Helenit, kes on ka juulikuus. Et ka Helenil täitub nüüd 20 aastat. Uskumatu on ju. No jah, kuidagi on nii jäänud, et ma ei tea, on kuidagi jäänud niimoodi, et ma siin olen. Ma ikka mõtlen, et ma ei tea, mida saabus, aga vaata,
asendamatud ja igavisi inimesi pole ju. Ikka tahaks, et keegi võtaks selle asja üle, aga siin on paraku see, et selle kohaga on seotud ikka suurem jagu nagu rõõmusid, aga muud asjad on sellised, et sa tekivad mingil hetkel keskendumisraskused, kuna sa ei saa tegeleda sellega, millega sa pead, sest on probleemid soojustusega, et kus katus ajab läbi ja meil ei ole neid inimesi tööl, kes sellega tegelevad. Sa pead oma seda tööd jagama kõikide vahel, kes meil on siin. Õnneks nüüd on rohkem inimesi tööl kui 20 aastat tagasi. Aga paraku see on nii, et kui öelda, et keegi tuleks teatrikunstile ametikohale, siis mis sa veel tegema pead? Ma ütleksin, sul on veel palju töid, mida siin kirjas ei ole. Ja ma ei ole kindel, kas see inimene tuleks ja ütleks, et kas ma hakkan seda tegema. Või kui ta tuleb, ütleb, et aga mingi metsa, see pole mu töö, tehke ise. Aga kes siis teeb? Meil ei ole seda inimest, kes teeb. Aga tegemata pole midagi jäänud. Kas sa esimest kohtumist Piretiga mäletad? No ma olin taga kohtunud Ugalas. Ta oli näitleja, ta mängis Ugala teatris 2 muusikalis. Ma alati mõtlen, kumba ma nägin. Ühte ma olen näinud, kas Mary Poppinsit või seda Elisabeth muusikal. Ma ei mäleta enam kumba ma nägin, ühte ma nägin. Mul on muusikalidega selline minu meelest seda mingil hetkel kõik ühesugused. Ma ei ole eriti muusikalid austa, ma pean tõesti tunnistama, et ma vaatan neid. Ma olen käinud Londonis vaatamas ja Simas ja maitse suhu, et seal tehakse natuke ägedamalt seda. See oli vägev. Isegi Helsingis tehakse vägevalt, aga kuidagi meil nagu ma teen liiga kindlasti, ma teen liiga. Ma tunnistan, ma ei ole tegelikult näinud. Aga see ei ole minu nagu selline amploa. Ma ei ole nagu eriti muusikade vaataja. Romit ja Juliat vaatamas ei käinud nüüd seal? Ei käinud, jah. Piret, kuidas mäletab esmakohtumist? Oli suvi 2005, olid filmi Ruudi võtted. Tõin oma isa filmi võttele. Aarne tuli mulle sadamas vastu ja teretas. Minu meelest väga ülbelt. No ta oli ka filmi peaosaline. No midagi vist nõnda oli, aga see, mis puudutab seda ülbust, eks ole, tegelikult üsna paljud inimesed, ma ei taha öelda, et kardavad Aarne Mägit, aga mingi selline, aga vaata, ma ütlen, et siin on pool tööd tehtud. Siis on pool tööd tehtud, on ju. Et ma ei ole tegelikult nii hirmus inimene, kui välja paistab. Et võib-olla mõnes mõttes nagu otsekohene. Võib-olla mõnele see otsekohe siis ei meeldi. Aga ma ei saa midagi sinna teha, ma olen selline. Jah, ma küsisin ka Pireti käest, et väga õige, seda on ka teised välja toonud, sinu otsekohesust ja võib-olla ka kärsitust. Aga ma küsisin Pireti käest, et mida ta ka imetleb ja kadestab sinu puhul ja ta ütles, et Aarnel on väga head liidriomadused. Usun, et ta on mind palju õpetanud, kui Aarnet ei oleks, siis mina siin ka ei töötaks. No see on ülepingutud. Võib-olla see liidriomadused, et vaata, ma olen kunagi laval näitleja olnud, eks mul harjumusest ma oskan veel mängida natuke. Ma ei tea, kas need liidriomadused, et ma vajan ikka ka meeskonda. Ma tean, ma olen rohkem protsesside käivitaja kui edasiviija ja lõpetaja. Mul on vaja meeskonda. Ma ei oska nagu üksinda midagi teha. Aga kas see liidri ambitsioon on ka sedapidi olnud, et oled sa kunagi mõelnud, et tahaks mõnda suuremat teatrit juhtida või see on ikkagi, et tahaks ikka Saaremaal olla? Ei. Need on ammu, need soovid on ammu siis, kui ma olin noor ja oli veel edevam kui praegu. Siis, ikkagi, noored inimesed tahavad ikka silma torgata. Kui sa juba teatris töötad, teisiti ei saa. Ära tööta teatris, kui sa edev ei ole, siis tee midagi muud, kus sul sinust rohkem kasu on. Aga ma arvan, need ajad on ammu mööda, vähegi kui võimalik, ma olen siin, kuigi mul on ükskord selle aja jooksul, mis ma olen Kuressaares töötanud, tehtud ettepanek tulla ka Eesti teise riikliku teatrisse. Aga ma ei maini seda, ma lubasin seda. Ma käisin isegi vestlusel. Aga miks ära ütlesid? Ma läksin sinna vestlusele puhtalt kuidagi, et vaata, see on ikka ka nina natukene püstel, et siin on märgatud, eks ole, et vahi mõte küll, et oled siin Kuressaares vaikselt siin künnad oma põldu.
aga näed. Ja läksin puhtast edevusest kohale ikkagi, mitte midagi pole teha, puhtast edevusest läksin kohale ja rääkisin ja ma sain aru, et võib-olla ma saan siin rohkem hakkama. Võib-olla ma hakkasin kartma. Vaata, mind on ükskord parteisse kutsutud ju. Millisesse? Päriselt, see ka lugu. Ai, see lahe lugu, ma räägin selle ära. Siis, kui see poistebänd, mis selle partei nimi oli? Res Publica, Res Publica, poistebänd oli väga populaarne, noored lahedad kutid ja sõidan oma tütre sisse ka Leetu kahekesi. Ja sõidan Leetu ja oleme just üle piiri tulnud, nii tore, nüüd on Läti ja temal on juba mobiiltelefon ja mobiiltelefon on isa nimele registreeritud ja siis ta on, hallo, isa sulle. Ja mina, no jah, räägin, ja räägin ja ma olen praegu Eestit ära, et lepime kokku, et tuleme hiljem siia, et saame kokku. Ja nii oligi, et ikka võib inimestega rääkida. Taavi Veskimägi oli helistaja, suurepärane kõnemees, suurepärane heas mõttes ärarääkija. Ja me kohtusime temaga praeguses Söstras. Ja lugu oli selline, et kuna ma käisin tol ajal Kuressaare linnavalitsuses aeg-ajalt küsimas, miks asjad on nii ja miks ei ole nii. Ja ma ei saanud vastuseid ja ma läksin ikka uuesti ja siis oli see, et juba sosistad, et kurat, jälle see Mägi on siin. Jälle ta tuleb. Üks küsimus oli, et me ehitasime kultuurimaja asemele konverentsi keskuse. Et miks te seda sõna nagu pelgate, kultuurimaja, et nüüd tehti suur maja, kus on konverentsid on. Sinna see jäi, aga ka seal on sosistajaid, ka seal oli poistebändi selliseid austajaid ja see oli kõik poistebändile ette kantud. Et siuke mees on, võib-olla vajab uut liiget. Ja istume siis praeguses Söstras ja räägib. Ja ma kuulan aga võib-olla tõesti. Ja räägib, et on uut linnapead vaja ja kurat. Ja et sa pead, sa viid edasi, sa pead ja Vagan, sa tegi seda nii veenvalt, et ma hakkasin uskuma, et ma olengi vajalik. Ma siirad, nojah, kurat, et võib-olla tõesti peaks, kurat, veel asja parandama siin. Räägib. Ja siis äkki meil tund aega. Ja siis tekib äkki minust selline kirgastumine. Ma tõusin püsti ja röögatan. Ja läksin välja ja ütlesin veel head aega ja siis Taavi vajus näost kõigilt ära. Aga see vestlus oli taga väga sümpaatne. Ma väga hindan. Ta tegi seda niivõrd professionaalselt. Ma ei ole mitte ühegi propagandisti küüsis olnud elus kui tema. Tõsiselt. See on nagu neid ära räägitud üldsusele. Ma loodan, et ta ei pahanda ja vaevalt ta selle ka teada saab. Aga ta on väga kihvt mees. Mitte midagi pole öelda. Aga tuleme korra siia, et kuidas te ikkagi tulite siia, et see asja käima lükka. Sa ise ütlesid, et sa oled ikkagi peamiselt just käima lükka. Et kuidas siis täitsa algus välja nägi? See algus nägi välja nii, et ministeerium oli kõik rahad ära võtnud. See, mis oli, kõik ühesõnaga kärbitud nii ja siis sõnum oli selline, kui see lugu nüüd tööle ei lähe, siis linn tehku selle teatri või majaga, mis tahes, et see on kõik. Need kõik kaardid pandi siis esimese lavastuse peale, mis välja tuleb? Kas esimese või teise või ühesõnaga anti nagu selline mingisugune sisseelamise aeg ja siis oli vaja teha suvelavastus aga mina olin ennem, sellest ei räägi. Ühesõnaga võtsime ühendust Raivo Trassiga ja Raivost sai minu väga hea sõber. Et Raivo otsis välja materjali, mida teha ja ütles kohe, see peab olema lihtne asi. Ärme hakkame mingit Hamletit tegema. Esimene suvelavastus ja sellest saigi Mereröövel losse tahtmist. Mina kirjutasin 3. vaatuse veel ümber ja Trassile väga sobis tema tolleaegses Tallinna Maisi tänava majas. Ta oli mitte ridaelamu, aga 2 elamut koos Maisi tänaval ja siis sõitsime sinna ja tegime esimese proovi ja mina kirjutasin seda 3. vaatust ja mulle üllatuseks, eriti Trass paranduse teinud, talle sobis see. Ja sellele eelnes see, et me käisime kohta valimas.
me sõitsime Saaremaal ringi, Rass ütles, et Rassile meeldib ju rahvast liigutada. Tema hea meelega teeks ikka lavastus, kus on 10-20 näitlejat, mitte 2 mässama seal ei hakka. Ja kui me olime Maasi maalinnas ja kui ta vaatas merele, ma kirjutasin sellest ka hiljuti, Rassi, kui oli sünniaastaga. Ja siis Rass ütles, et ei, et siin me teeme. Ja ma pean ütlema, et see teater nagu taas sündis. See sündiski tänu Raivo Trassile. Sest Raivol oli sellesse loosse nii palju usku, Piretil ja minul ei olnud. Ja siis oli see, et raha ei olnud mitte midagi, ma sõitsin enda autoga, enda bensiiniga, sõitsin Haapsalusse, kleepisin salaja neid plakateid Pärnusse. Ja sellepärast oligi bussijuhi oluline seal töökuulutuses. Võib-olla tõesti. Ja ka siis, kui ma hakkasin vaatama, kui etendused olid, Haapsalust tulevad bussid, Pärnust. Täiesti uskumatu, seal oli, ma ei mäletanud statistiliselt palju seal rahvast, kas oli 7 või 8 etendust meil? Helen, mäletad sa? Aga seal parematel etendustel oli üle 400 inimese. See oli täiesti uskumatu. No me ei suutnud seda organiseerida, me olimegi 3 käsi, eks ole. See oli 3 inimest ja see nagu üle selle, et sa veel mängid, eks ole seal. Ma mängisin ka seal, see pead korrada, kuidas see parkmine korrada, kuidas see öösõna kogu see asi, see oli täiesti surnud esinud. Ma mäletan, et see oli selline, kui see rahvas hakkas tulema, siis me olime kindlad, et nüüd kõik, nüüd pole ministeeriumile kuskile pääsu, ei olnud ka. Et kuidagi selle esimese sellise Raivo selle tulekuga või selle, tema selle, tal oli mingisugune vägi sees. Raivo oli väga kirglik inimene. Ta oli väga äge mees. Temas oli midagi sellist, mis ta võis muutuda 1 sekundiga. Väga rahulikus mehest võis äkki välja tulla, ma ei tea, kes Raivo lavastane on tuntud, ta ronis lavale, näitas ette, kus tal mängida. See oli nii äge alati, kui vaatas Raivo proov, kuidas ta lava läks ja kukkus metsikult mängima. Äge mees oli. Mis eredamaid hetki nende 20 aasta jooksul veel siin teatrielus meenub? Nii palju. Ütleme, et vaata siis hakkas kuidagi, esimesed 10 aastat olid, mina vorpisin neid lasteetendused ja siis hakkasid tulema rohkem lavastajaid, kaasata rohkem inimesi. Asi hakkas rohkem nagu sellise rohkem teatri moodi natuke välja nägema. Et igasuguse seikased ei juhtunud. Ma mäletan, kunagi tegime Artur Milleri Hinda. Heiti Pakk lavastas ja Guido Kangur, Elina Reinold, Riho Kütsar ja mina. Lugu on väga äge ju. See on väga kihvt lugu. 2 venda, kes omavahel läbi saa ja tulevad kadunud isa mööblit. Tuleb ära müüa, eks ole, ja kutsutakse hinda ja Guido mängib sellest juudist hinda. Ta sai muuseas näitleja preemia veel selle eest. Ta tegi niivõrd ägeda rolli. Ja meil oli ükskord, et see võis olla Jõgeva kultuurimajas mängisime. Suur maja, mängime. Ja ütleme, et olukord on selline, kus vennad on jälle tülis. Riho oli minu vend, kes mängis politseiniku, mina olin edukas kirurg, elus edasi jõudnud ja kes oli mingil hetkel öelnud, et mind ei huvita see isa ja saage hakkama ja minu vend, see tegelaskuju oli jäänud isaga koju, oli hoolitsenud isa eest, oli loobunud haridusest, oli politseinik ja see on olukord, et vennad on 8 laval. Ja umbes, see võis kõlada nii, et fraased, kui minu tegelane ütleb, kõik, ma lähen siit minema, mulle aitab ja siis peab tulema Guido lavale. Ma hakkan minema, lähen ära ja Guido pole. Ja Guido istub akside vahel, istub niimoodi kepp käes, jalgal põlve ja teeb niimoodi. Ja ma tulen uuesti lavale. Kõik, ma ütlesin sulle, vend, ma lähen minema. Ma ei tule siia kunagi enam tagasi. Ja vaatan juba kergelt, vilksamisi Guido poole, teen imelikke liigut, lähen ära ja Guido ikka kepp käes. Ja sul on tagasi ja siis ütleb Riho, millal sa ära lähed? Ma kohe lähen. Nii pea kui võimalik läheb minema. Me mõlemad juba peaaegu otse vaatame Guidsile otsa. Guids. Ja siis tuleb Elina. Miks sa ära ei lähe?
täielik improvisatsioon, see on selline olukord, kus sa pead välja rabelema, sa ei saa öelda, kuulge vabandust, et meil jääb nüüd etendus pooleli. Ja me ei tea, mida me seal sogaseme. Lõpuks tuleb välja, et 2 lehekülge vahelt ära. Ja pärast etendus tuleb Guido meie juurde. Kuulge, mis teil seal juhtus? Ehk mingi aukune temal tekkis, eks ole, seal. Ma nüüd suvel, ma ikka Guidole seda meeldun, et kui nüüd ära räägi, seda on nii valus kuulata. Aga see oli tore lugu, see, et jah. Aga see oli tore lavastus ka, seda mängisime ka üsna palju ja materjali, väga äge materjal. Seda on isegi niisama lugeda hea, kes oskab näidenda lugeda. No sa enne siin mainisid ka, et kui sa oled siin Kuressaare teatris töötad, siis sa pead arvestama sellega, et sa teed kõike muid asju ka. Ja täitsa huvitaval kombel täpselt 7 aastat tagasi täna sai Kuressaare teatris sihtasutus. Väike sünnipäev täna just. Juhuslikult. Et mida see tähendas sinu jaoks? Et nagu lisatööd, millist lisatööd või kui oluline see üldse on Kuressaare teatri? Ei no see lisatöö, see on kogu aeg käinud, kõik see 20 aastat, eks ole. Et see maja näeb välja, enam-vähem ju tipp-topp, eks ole. Ei ole häda midagi, aga vaata, teatripublik ei näe nagu maja sisse. See, kuidas mingid asjad töötavad ja õnneks meil on meie tehniline personal on nii tark, et ma ei pea enam kõikide asjade pärast muret tundma, nad on tunduvalt targemad. Tarmo ja Silver ja Karli, et nad on ka seda olnud, ma olen ukselukkused vahetanud. Ei hakka selle pärast kutsuma mingid firmat, et kui vahetab ukselukkud, ikka teed ise, eks ole. Ehk see tööde nimekiri, selle puudub süstemaatilisus, sest kui hakkab maja ühest küljest lagunema, kui on vaja seda teha, kui on vaja teha autobussi hanget, mis oli minu jaoks, kui ma esimese hanke, ma viisin selle ise läbi, see oli täitsa uskumatu. Mina mõtlesin, mis ikka, teen need kirjad valmis, saada laiali ja siis hakkavad tulema, ei, need ei käi nii, see on ühesõnaga need summad ületavad selle piiri, ei tii, mis see oli. Aga kui ma selle ära tegin, mõtlesin, et ma olen väga tark, et ma sain selle ameti ka, aga kuna selle igapäevaselt tegele tuli teine hange 5 aastast läbi, siis ma olin jälle sama olukorra juures, hakkasin otsas pihta, eks ole. Need on sellised asjad, siin puudub see loetelu, et ma pean tegema neid asju veel peale selle, mida ma pean siin tegema. Need on muutumises kogu aeg. Aga samas ma annan enda lau, et meie eelarves ei ole ka raha, et palgata inimesi ja kui see inimene siin oleks, kas tal oleks nii palju siis tööd, et ta täiskoormus ennast ära tasuks. Nii et paratamatult me oleme nagu selle kollektiivi vahel nii palju meid siin on, me oleme nagu enam-vähem suutnud selle ära jagada, mismoodi, kes mida teeb. Aga hästi, tuleme siis nende lastelavastuste juurde, mida sa oled ikkagi väga palju teinud siin teatris. Et on sul endal ka mõni konkreetne lemmik? Ohoo, ma ei ole selle peale mõelnudki. Nagu lapsed, et kõik on omamoodi kallid. Jah, mulle hirmsasti meeldis ikkagi üks lugu, mis ma ise kirjutasin, see oli mis see riiete lugu, ma ei mäleta, mis see rääkivad riided, ei nii 60 on ikka vanus juba. Rääkivad riided. See oli nii äge lugu. Mulle meeldis seda kirjutada ja mulle meeldis seda teha, sest seal said rikitada, see oli selline suur kapp ja me suutsime selle kapi ära varjata nii, et kui see kapi uksed läksid lahti ja riided olid kapis ja pealtvaataja ei saanud aru, et näitleja on ka kapis ja riided hakkasid liikuma. Ja siis oli see, et kahin lapsed, see on puldiga. Ma raudselt ja teine, ei ole, need on nähtamatud niidid, eks ole, et need sellised nagu kommentaare käisid, need oli äge kuulata, et selline õhine, see usk oli olemas, et see kõik on päris, see kõik toimub päriselt. Ja selline lihtne liigutus, et kui üks hüljatud riided, kes ärkasid ellu, kindral oli munder ja kui see, lihtne mõte, suur munder on pikali maas ja väikse nipiga äkki tõuseb see üles, hakkab hingama. Ja Raunoga selle näitel läheb ta juurde, hakkama kuulma, aga samas libistab oma käe vaikselt selle kindrale mundri käega sisse ja tõstab selle ülesse. Aga lapsed ei näe, sest tähelepanu mujal. Näitleja vaata mujale. Hingab ja käsi tõuseb ja nad karjuvad. Ta tuleb sulle kallale.
ja vot sellised nipid, mida saab ära kasutada, mulle meeldis selline trikitamine, et see oli tore lugu, mulle ja sellised laulud olid sees ja mille ma ise olen sõnad kirjutanud ja see oli vahva lugu. Kui ma ei eksi, siis see Maru lugu on sul tehtud ka ju pikendatud, see raamatu versioon on siis pikendatud ühte nagu näitemängu tegelikult. Jah, tegelikult see lõpp oli, jah, et oli lugu sellest, mismoodi minu ema Päkapikk oli see lasteetendus. Lugu sellest, mismoodi on teatud põhjustel kasvab üks väike poiss, kelle ema on ära surnud väga varakalt ja oma isa ja oma vanaemaga elavad ja usk Päkapikkudesse hakkab kaduma ja siis ilmub äkki Päkapikk välja ja see Päkapikk on tema ema ja see oli võimalik. Ja lugu on sellest, et kui inimesed ära surevad, et paljud muutuvad Päkapikkudeks. Et ma olen olemas, ma olen sööks alati olemas. Et sellise nagu, üks osa sellest raamatust, et raamat on tegelikult hoopis pikem. See raamat ei ole, minu eluga ei ole mitte mingit muud pistmist, kui et on olemas kohad, see on Kuressaares toimuv tegevus ja seal on konkreetsed kohad, meie kaevumaja, mis on selle veski lähedal ja uskuge mind, see kaevumaja väike on täis saladusi, suured inimesed. Minge pange kõrv vastu kaevumaja, ärge peljake, et keegi vaatab teid. Selles majas on imesid ja ma olen seda ise näinud ja seda on nii äge vaadata, mismoodi tänapäevalgi ma parkisin ükskord oma autod parkisin oma autod sinna parklasse, poistekamp oli, ronisid selle, kuulasid, mis seal sees on, eks ole. Mul on vedanud, et see on siin Kuressaares või Saaremaalt on pandud nagu laste kohustusliku lugemisnimekirja ja siiamaani ma käin hea meelega rääkimas sellest raamatust ja eks ta müüdi üsna kiiresti, see esimene tiraas läbi ja teine tiraas on ka läbi müüdud. Seoses nüüd sellega kirjutamiste ja raamatutega, et siin just hiljuti Draamateatri näitlejal minu kursaminal Christopher Rajaveril ilmusid reisijutud. Kas sina ei ole kunagi mõelnud reisijutte kirjutada? Ei. Neid on nii palju. Kes seda raamatut ostaks? Ma olen kirjutanud kohalikus ajalehest, on tellinud ikka, kui ma mingi rännaku olen teinud, aga viimase aastaga tagasi ma käisin Kanadas, mis on väga suurepärane reis. Neid maid, kus ma käinud olen, on kokku 60. Ma ei tea, seda ei ole nagu palju, aga see on mõnevõrra rohkem kui keskmine eestlane käinud, eks ole. Aga mul on äge, see kogemus on ikka hea, see reisime mul on eluaeg meeldinud, mul on väike poiss olin, mul on nii hästi meeles, et kui praam jõudis Virtsu sadamasse ja kui see aparell alla läks ja kui ma seal praami pealt maha sain, siis minu jaoks algas seiklus. Ja ma suutsin mõelda alati, et huvitav need mandri inimesed, et millal nendel seiklus algab? Mis hetkest, kus kohast, kus on see nende punkt? Ma ei saa sellest aru, see oli aru saamatu. Alati, ja ma siiamaani mõtlen selle peale. Ma olen inimestel alati öelnud, et kui mõni ütleb, et ei ole raha, et on küll raha. Minge Pärnusse, tehke sellest ka seiklus. Ka see on seiklus. Minge Riiga, ka see on seiklus. Seikluse teeb inimene ise, mitte see, et ma lähen ja ootan, millal see seiklus nüüd tuleb. Kus see seiklus on? Ei, niisama ei tule. Niisama peab juhtuda muid asju. Homme on Sipsiku 100. etendus. Minu jaoks näitlejana on see küll esimene kord ühte tükki nii palju mängida. Sina Vatteatris said ka mõnda tükki rohkem mängida. Ja vist mõni läks, kas see oli Kakuk, oli 150 ja 160. Ei, Sipsik on väga sümpaatne lugu, mulle ka meeldib, väga sümpaatne, see on selline, mulle meeldib, ma ei saa, ütleme, et mul on nagu äratuntav käekiri. Mu lood on võib-olla ühesugused, sest ma ei saa alustada selle looga nii nagu raamatus on kirjas, ma pean midagi sinna ette või lõppu juurde mõtlema. Ja ma kogu aeg teen seda ja Sipsikuga ka nii, et ta ei hakka pihta nii, et elaskord see ja see ja see. Teine lugu, näitled hakkavad pihta ja otsivad lahendusi, kuidas seda lugu alustada ja mulle meeldib nii, mulle lihtsalt meeldib niimoodi fantaseerida. Aga Sipsik lõppeb nii, et me kõik räägime ühe enda mälestuse lapsepõlvest. Kus sul see mõte tuli, et siuke asi sinna lõppu panna? Mul on alati, mu lapsepõlv on, mul on väga detailne mälu. Ma mäletan oma lapsepõlve väga varajasest east. Mu isa on seadnud selle kahtluse alla, aga ta ütles, et kui sa seda fakti mäletad, siis sa ometi peab olema niimoodi ka sündinud. Et ma olin 2-aastane ja mulle kingiti selline mänguasi, mis oli plekist, ta oli
kuidas seda kujundit matemaatiliselt nimetatakse? Koonus. No mitte koonus, mitte ümmargune. Püramiid. Neli külge, eks ole, aga ta jookseb otsas kokku. Püramiid. Ta oli värviline. Seal oli selline ketas, nii suur ketas plekist. Seal otsas olid sellised traatidega plekist lennukid ja kui sa selle üles keerasid, see hakkas tiirlema. Ja ma sain selle, kui ma sain 2-aastase, keegi hinkis selle mulle. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma seda vaatasin. Arvatavasti oli see sellisele väikesele inimesele mingi sorti ime, et asjad liiguvad ilma, et ma ise pean neid liigutama. Mul on see meeles. Mul on üldse väga palju selliseid pisiasjadeni, mõnegi lõhnadeni, unenäod ka. Ma olen iga päev metsikud unenägusid, ma ei julge mõnedest rääkida. Enamusest ei julge rääkida. Jah. Oota, mis see küsimus oli? Ise ka enam ei mäleta. Me siin vahepeal tuli jutuks, et sinu see kärsitus ja kiire mõtlemine, Piret ütles, et võib-olla sa lihtsalt väsid ära, eks ole, mõttes ma lihtsalt siin illustreerimaks sinuga proovides olla, et ega nagu resultaati sa ootad võrdlemisi kiiresti, et Sipsikus meil on üks tants ka vahepeal, mille siis Tanel Ting meil välja mõtles ja ma mäletan, me vist olime umbes niimoodi, et ühe korra teinud seda muusikaga ja siis olid, et no Jürgen, kaua läheb, et kuidas sul nagu meelde ei jää või Tanel ju oskab, eks ole. Tanel on õppinud Kultuuriakadeemias tantsu, ta ise mõtles tantsu välja, muidugi tema oskab. Jürgen, anna andeks. Ja kõige esimene tükk oli üldse minu esimene tükk professionaalse näitlejana Kuressaare teatris 3 põrsakest. Ei ole? Äkki Moor? No jah, selles mõttes aga ma mõtlen pärast lõpetamist, pärast lavakunstikooli lõpetamist, siis seal olid ju need põrsad olid nukkudega. Ja mina ju võtsin esimest korda elus nukku käes. Et ma ei olnud kunagi sellega olnud ja no Merilin ja Rauno mõlemad juba olid rohkem ja siis said umbes, et no kuule, kuidas sa ei oska, kuule vaata, kuidas teised teevad. Et tunned sa, et see kiiruse ja kärsitus, kas see kuidagi sul nagu tuleb kasuks või kahjuks lavastajana? Vahi, mina ei tea, tuleb see kasuks ja kahjuks. Ma tean, et ma olen kärsitud. See on jälle iseloomuomadus, ma ei saa mitte midagi sinna teha, no ma olen selline. Ma ei saa mitte midagi sinna teha, ei muuda. No, ma arvan, et vanusega on see natuke võib-olla paranenud, aga mis puudub selles näites, et vaata, ma võtsin spetsiaalselt nukuteates, praegu siis noorsooteates võtsin tunde, kuidas nukku juhtida. Et see on omamoodi kunst, see on väga äge, et võib-olla sellepärast, et minu jaoks oli asi nagu selge ja inimene teatriga lõpetanud, et mis sa siis hakka pihta. Issand, see oli õudne, ma istusin seal toas üleval ja harjutasin sellega ja iga kord ma saaks nuku käest ära, saaks mängima hakata. Nagu, et see oli... Aga see oli, kui Uku Väikene, see oli Uku sinu lemmik, oli 3 pärsakest, jah? Oled rääkinud, et Ukule väga meeldis see nagu. Jaa. Ja selles mõttes on see mõnes mõttes väga värskendav lavastaja puhul, et tihtipeale on ju teatrikunstiinimesed siuksed rahulikud, flegmaatilised, et meil on umbes see, et nüüd tuli mõte, et äkki kasutame luuda, siis no tõesti see nõrk tee on välja öeldud selle luud lõpus ja sa oled juba, ja ma lähen poes ära, teeme pausi ja siis teeme edasi, et mis me siin teeme ilma selle luuata, kui meil luuda on vaja nagu. Vaata jah, hea, et sa ütled, ma ei märka neid asju, ma ei märka seda. Nii saab kiiresti edasi asjadega. Ja. 20 aastat on siis siin töötatud ja olgem ausad, ega sinu Piret ja ka siis kõik ülejäänud, kes me siin oleme olnud vähem või kauem, et siiani me oleme jõudnud, et kus võiks Kuressaare teater olla 20 aasta pärast? Mul on üks vastus. Ma loodan, et 20 aasta pärast on Kuressaare teater olemas. Ongi kõik. Seal, kus me oleme, teater on viimase 10 jooksul nii palju muutunud, et mõni asi, mida veel 20 ja 30 aasta tagasi ei saanud teatris nimetada, on ikka teater, eks ole. Aga selles mõttes tegelikult, kui sa ütlesid, alguses olitegi 3-kesi, eks ole, nüüd on meil juba, ma ei teagi, 14 töötajat ikkagi, et ega siin vist... teab, mis suureks kasvada ei saa. Ei jaa. Või kas on vaja? Ei ole vist vaja, sest puudub potentsiaal. Ma olen mõelnud isegi sellele, et kallis rahvas, et näete, et kui ühte lavastust välja tuua, ütleme, et keskelt läbi tuleb 6 aega proovi teha. Laste ette on see võib-olla vähem, aga ütleme, et keskelt läbi 6 aega proovi.
kui me toome välja aastas 4 uuslavastust, see tähendab, et nagu me eriti nagu kuu aega enam või 4 kuud mängida ei saa, eks ole. Me teeme proovi. Jah, võib-olla õhtuti saab. Aga kui me tooksime nii palju lavastusi välja, nagu kunagi omaaegne 30. aastatel Kuressaare siis kus aastast tuli välja 13-14 tükki. Aga prooviprotsessile siis tehti 5 päeva proovi ja 3 korda mängiti, eks ole. Teistsugune aeg oli, nii oligi, eks ole. Ja ma arvan, et me lihtsalt, me ei ole võimeline, meil puudub nagu paralleeltrupp ja see paralleeltrupp ühes küljest on miinus, teises küljest pluss. Kui me oleks paralleeltrupp ühes küljest on see annaks meile paindlikuma võimaluse, ma ei tea, ühed mängivad siin, teised väljasöödus, aga kas me suudame nii palju nagu mängida üldse? No. Ehk turg on ikkagi, kui me räägime sellest situatsioonis, mis on praegu Eesti teatris Eestis üldse toimub, pakkumisi on seinast seina. Ma ikka mõtlen, kui jälle mõni uus trupp luuakse, et kui nahk raske saab olema. Aga ei tea ka, ma olen selline, ma ei taha öelda, et ma olen, et mulle nagu, kuidas öelda, teatrialased uuendused ei meeldi, aga mul on väga konkreetsed asjad, mille poole ma lihtsalt ei saa vaadata. Ma lihtsalt ei saa. Ma ei saa nagu tõsiselt võtta mingeid asju teatris, mis mulle ei meeldi ja ma lihtsalt ei vaata neid. Ma nüüd teen väikese paranduse, et sa oled selline kiire ja kärsitu ja kiire mõtlemisega, et ja lastetükki sa teed veel eriti kiiresti, aga üldiselt ikkagi teatrites on 2 kuud prooviperiood. No, ma ütlen keskelt. Ja. Kas ma võin ka väikse paranduse teha, et 3, kes me olime siiski kontoris, et meid teatris töötas ikka natuke rohkem. No see, ja. 7 ja ühte inimest me jagasime siis kultuurikeskusega heligi. Jah. Aga on veel küsimusi publiku seast või täpsustusi? Jummel. No, ma räägin, aeg läheb kiiresti. Kuidas võiks maja seest vaadata, kuna meie teatril läheb? Eesti teatri... Ma ei taha, vaata, ma väga muretsen. Ma muretsen sellepärast, et meil läheb praegu hästi. Ja see panebki muretsema. Sest meie eelmise aasta kõik näitajad, majandusnäitajad kui ka loomingulised näitajad, need olid parimad, mis selle teatri ajaloo jooksul on olnud. Aga see paneb hirmsasti muretsema. Vaata, kui on vastupidi, siis sa hakkad lihtsalt metsikult tööle, võib-olla mõttetult mingeid asju, aga sa pead aga praegu on keeruline see, et sa hakkad mõtlema, mida veel teha. Mida siis veel muuta, sest vaata, ootab ministeerium, ootavad näitlejad, ootab publik ja kui on läinud kogu aeg tipp-tapp natuke paremaks, siis saa seda käest ära lasta ja see hirm on, äkki midagi läheb nihu, eks ole. Ja lähebki, ongi läinud nihu. Ja on väga erinevaid olukordi teates, mis on välja kannatamatult talumatud, aga me ei saa seda kuidagi välja poole näidata. Mõni asi jääb ära. Meie läbielamused on suured, aga me ei saa publik öelda, kuulge, meil nii ettedusime ära, mis me teeme, aidake, me ei saa. See on meie asi korda ajada. Aga kui me nüüd vaatame lähitulevikku, kas me saame praegu ka reklaami teha mõnele asjale, mis meil tulemas on? Kellel homme mahti? Tulge vaadake Sipsikut kell 12. Ja õhtul on suurepärane, Sander lavastas, Sander on siin ka, see on lihtsalt nii kihvt lugu, kivid sinu taskutes, 2 näitlejat on laval ja teevad ära, mitu rolli Sander ütle ise? Et see on, tulge vaadake, see on, vaata, ma ütlen ausalt, et palju, väga tore, paljud ütlevad, et ainult 2 näitlejat on laval, kui aga näitlejad on väga head, kes laval on, jubedama see, kui laval 10 näitlejad, kõik on kehvad, eks? Vaatad, aru midagi ei saa. Jah, Sipsikut võib juba sellegi poolest vaadata, et me just siin üks päev arutlesime kolleegidega, et kuidas me kõik oleme vähemalt 10 kilo juurde võtnud ja seoses alguse on mõni rohkemgi. Aga ei, ka see on loomulik. 7 aastat tagasi me olime. Ka see on loomulik areng ja Sipsiku puhul on see nii, et kui Sipsik tuli välja, nii tore ja siis tuli koroona, siis ma olin nii kurb, jumal küll, kõik laguneb ära.
aga ei, teate, vahepeal on nii, et õpetajad ja kasvatajad tulevad, teate, mul on juba uued lapsed, põlvkonnad vahetuvad, eks ole, käivad juba, et no, me ei saagi seda repertuaarist maha võtta, me ei taha ka, ma ise aeg-ajalt satun vaatama, homme ma olen ka vaatama ja no ikka asi muutub, ühesugust etendust ei ole olemas ja siis selle vaatad ja üllatud, et mida näitlejad on tiba juurde pannud, eks ole, ja see kõik on ainult hea. Jah, see oli, kui see välja tuli, siis ma seal alguses teen ühte sihukest nagu trikki, mis ma kunagi sihuke hästi lihtne breaktantsu trikk, mida ma juba aasta aega enam ei suuda teha, et nüüd mul on pea peal seis, mis on ka muutunud võrdlemisi keeruliseks. Et jah. Jürgen, aga kas lapsel on ka muutunud? No jah, eks ma ei tea, et lasteaialastel võib-olla seda muutust nii palju ei näegi. Võib-olla rohkem on seda muutust nii-öelda siis lavalt vaadatuna näha nendes põhikooli eas, kus eks ta tõsi on, et kui teatris sai alustatud, siis ei olnud seda, et sa näed publiku nägu, sest et ta on telefoniga valgustab oma näo välja, ta ei mõtle selle peale, aga selles mõttes Sipsiku publiku puhul seda õnneks väga ei ole, aga mis meil siin on Koleda tüdruku päevaraamat, mis välja tuli põhikooli õpilaste seas või ka õpetajate seas teinekord paraku. Selle üle pole väga hea meel. Ma olen aastaid endale tuhka pähe raputanud, et jälle tulevad õpetajad, et miks te noorte lavastused? No laste lavastused kõik on väga hästi, aga noorteke pole, et selle aasta tuli 2 tükki järjest. Ja see on väga hea meel ja mõlemad on õnnestunud. Sander lavastas ühe, Jürgen teise, eks ole, koos oma kursavennaga ja seda Koleda tüdruku päevaraamatut käis vaatamas ka kirjaniku proua ise Soomest. Ja ta ei väga rahule. Ja. Lõpetuseks, kui kellelgi on veel küsimusi. Jah. Kuidas nende ringreisidel saarlastel läheb? Te hästi palju liigute ringi. Kuidas hästi vastu? Ma usun küll, aga mina ei ole pädev vastama. Mina käin väga vähe. Siin on võib-olla, vastu. Jah. Eks need ringreisid on nagu on ja ega seal on ka seda tunda, et nendes väiksetes kohtades ikka ju jääb inimesi kogu aeg aina vähemaks. Ja suurtes teatrilinnades, Tallinnas, eks ole, on see konkureerid ühel õhtul, jumal teab mitme sellega, aga me ikkagi sõidame ringi ja publikut on ja nii kaua, kuni on nii kaua. Kuidas see Tarvo Krall ütles ükskord, et kui saalis on rohkem publikut kui näitlejaid laval, siis võib mängida. No see ongi, et tegelikult ütleme, kuna ministeerium annab meile raha ja mitte vähe, siis on ka meil nii on kirja pandud ministeeriumi ootused teatrile. Et see meie üks põhiülesanne, et me peame kindlasti katma selle regiooni, mis on siin Saaremaa, kindlasti ka Hiiumaa, aga see ei ole kõik, me mängime ka üle Eesti, kuna me oleme nii-öelda riiklik teater. Ja mina olen alati mõnikord, kui ma olen sattunud nende koosolekut küsinud, et kuulge, aga Draamateater on ka riiklik teater, miks Draamateater ei tule siia? Ma usun, et see asi muutub. Need asjad hakkavad muutuma vaikselt. Ma ei taha öelda, et Vanemuine suurest hirmus siin käib, eks ole, üle 2 aasta. See on puhtalt jälle, vaata kunagi, kui Raivo Põldmaa oli linnateatri direktor, siis ma Raivoga rääkisin ja Raivoga nii hästi läbi ja siis nad tulid siia ju, tegid invasiooni vist mingi 3 päevas, andsid mingi 4 etendust, järjest mängid ära, kõik oli puupüssi täis. Kõik mäletate, nõukaajal tuli mingi Mandriteater kohale, olid siin nädal aega paigas, mängisid igal pool, mitte ainult linnas, käisid Salmel ja igal pool käisid mängid, igal pool jõuti, eks ole. Siis oli täpselt samamoodi, ministeerium nõudis, te peate käima. Aga üks asi, mis nende ringreisidega on, et mida väiksem koht, seda suurem tänulikkus on publikul ja ka kultuurimaja töötajatel. Ja mida väiksem koht, seda soojem vastuvõtt. Sa võid mõnes kohas, eks ole, lähed kuskil suurde teatrisse, siis heal juhul saad kohvi soodushinnaga, aga väikses kultuurimajas on kiiluvõileivad, Arukülas tahakse alati pelmeene. Igas kohas oma asjad ja tõesti see tänulikkus ja mul on ühe korra, me käisime Narvas mängimas Sipsikut. Ja me saime lavalt aru, et ega siin on pooled publikust ei saa mõhkugi aru, mis me räägime. Aga kuna ma ise Rakveres pärit, siis ma vahel sõidan seda Rakvere otsa rongiga ja siis mul rongis tükk aeg vaatan, üks naine vaatab mind ja vaatab ja lõpus tuleb hästi tugeva aktsendiga, kuidas ta tänas, kuidas ta tütrele meeldis, et näed, et jõuab ka sihukest Eesti kultuuri sinna Narva, et tehakse. Ja siis on see tunne, et siis
tegelikult on ju äge. Kaks lühikest lugu veel, et alati nagu see näitlejaks olemine, et me oleme kuskil mis talikultuurimaa, pisikene kultuurimaa, ütlesid, vaatad, et lapsed tuleb üks isa oma tütrega, tütrele selle 5 või 6 aastat, mismoodi riides, žabool ees, selline sätitud, hoolitsetud ja vaatab etenduse ära ja isa sööles ta on esimeses reas ja ta vaatab, ta ei liiguta ka. Mul on tunne, ta isegi hinganud. Ja see etendus oli väga armas, selle laste ja kui läbi, siis laps hakkab nutma. Pidu ongi läbi. Täitsa lõpp, selline tunne, et hakka ise nutma. Vaata, sellised hetked on need, mis nagu, pagar, ma teen õiget asja, ei ole midagi. Ja Marika kuskil on, mängisin mingi pingviinide gaalakontsert. Laulud, tantsud, kostüümid olid jubedad. No ilusad, aga ta oli nagu puhvaika, ülenevad see, täpselt nagu pingviin. Higistasid, täiesti läbimärg. Palvel mängisime. Ammu juba suvi oli käes, etendused läbi ja Manniga tuleme mööda Raekoja platsi ja midagi räägime, arutame ja äkki üks väike tüdruk tuleb meie ette, hakkab tagurpidi jooksma ja kahju, ema, vaata, need ongi need pingviinid. Ja siis Marika ütleb, et no näed, näitled, Marika ei tea mitte keegi, aga pane pingviini ülp, see oli kõik teavad, eks ole. On veel mõni küsimus? Sa mõtled luuletust ei tahaks luuletada? Ei, ma loen selle, tänuks, et te siin olete, ma loeksin ette ühe loo. Mul on tõesti, ma väga tänan, paljusid ma siin tunnen, mu esimene klassijuhataja on seal. Ma võiksin lugusid rääkida ka temast. Aga õnneks on õpetaja teinud minust inimese. Mu poeg, kes on mu parim sõber, kellega ma olen sõitnud ja reisinud päriselt. Mulle meeldib, kui üks 19-aastane poiss ei pelga, kui isa talle pai teeb. Nii. Ma tänan teid, et te tulite. Noh, on see mingi hunnik asju. Loeksin ette ühe loo. Siin on see kirjutamine ka selline. Ükskord Toikaga mõtlesime, et mis asi see kirjutamine on, et miks me Aarel ilmus ka need luulekogu, mis on väga vahva luulekogu. Et miks me nagu kirjutame, et aasta tagasi mõtlesime, et võib-olla see mingisugune lepituse otsimine nagu enda ja maailma vahel, kuigi see ei ole väga täpne, aga ma ei ole paremat suutnud välja mõelda. Nii, väga lühike lugu. Selja vastu sooja ahju toetan, kivist tehtud see või mingist materjalist muust. Ahju juures mõne sooja sõna poetan. Sooja annab ahi, ära põlend puust. Ahju juures rõõmust räägin valust, asjust, mille sees ei ole sõnal ruumi. Mõtlen, hea kui sooja tuleb ära põlend halust. Hea kui vahel pähklist leiad tuumi. Ma tänan. Ja tulge ikka teatrisse. Homme õhtul täiskasvanud etendus, kui te lastetükki vaatame taha tulla, aga see lastetükk on väga tore ka täiskasvanutel vaadata. Nii, aitäh!